et seal on selline hoopis teistsugune maailm. Et see ei ole nagu tavalisse ülikooli minek. Et seal tõepoolest algavad tunnid vastavalt tunniplaanile ja sul ei ole võimalik näiteks tunni ajal võtta vastu telefoni või chattida kellegiga Facebookis. Seal on omad reeglid, nendest tuleb kinni pidada ja siis on seal hästi lihtne olla. Sisse astudes inimene astub sisse tegelikult suhteliselt suletud ja Eesti mõistes suurde süsteemi ehk siis kaitseväkke. Sissetulijale tundub see alguses suhteliselt võõrastav. Samas selle kõigil on oma loogiline põhjendus, miks asjad on nii, miks kaitsevägi käitub nii, nagu ta käitub. Ja soovitus siin juures on olla avatud sellele, mida kaitsevägi pakub. Suur eelis oli see, et see õpikeskkond oli Eestis tol ajal kõige kaasaegsem, et kui sinna Tartusse koliti Tallinnast ja tegelikult nad on täna sinna nii palju juurde panustanud, et see on jätkuvalt Eesti parim selline õpikeskkond kogu aeg. Kui selline distsipliin nagu on vastuvõetav, siis ei ole seal midagi keerulist, et siis ta on imelihtne. Mulle meil tuleks kindlasti arvestada sellega, et sõjakooli õppima asudes on seal kaks poolt. Esimene pool on see, et sa oledki sõjaväelane. Sa allud distsipliinile, korrale, sul on oma kindel päevakava, mida järgida. Aga teisest küljest on selle kooli juures lahe see, et ollakse ka üliõpilane ja saadakse osa sellest üliõpilaselust ja Tartu sellest vaimust, mida võib-olla esialgu see noormees sõjakooli õppima minnes ei oska isegi ette kujutada. Isiklikult oli kooli ajal kõige raskem lõpude kirjutamine, aga ma arvan, et see on igas ülikoolis nii, et see ei ole mitte ainult sõjakoolis nii. Sõjakoolis õppimine on tegelikult töö. Ehk siis, kui muidu me oleme harjunud sellega, et me käime gümnaasiumis keskkoolis, õpime nagu ise endale, tahame õppime, tahame ei õpi, läheme mõnda ülikooli, käime loengutes või ei käi loengutes, siis sõjakoolis see asi päris nii ei ole. Teistpidi võttes, ega see kool ju väga ei erine teistest koolidest ikkagi. Et lõppkokkuvõttes me käiakse sõjakoolis täpselt samamoodi tundides või loengutes, nagu käiakse tavaülikoolides. On olemas vaba aeg, lihtsalt valikud on vähe kitsamad. No ega õppejõudude puhul see spekter oli nagu hästi lai, aga võib-olla mitte ainult mulle, vaid kõigile teistele on ka jäänud meelde juba tsiviilmaailmast, et näiteks sellised korüfeed nagu Hillar Palamets või siis protokolli andis meile kadunud Maja Kallast ja üldse kõik need erialad, mis seal on, nad teevad nii tihedalt meie tippülikoolidega koostööd, et see on absoluutne maailmatase nende õppejõudude puhul, et selles mõttes ta ei jää absoluutselt Tartu Ülikoolile või Tallinna Ülikooli või Tehnikaülikoolile alla, et ta kasutab risti neid samu õppejõude ja see tase on nagu tõesti väga-väga kõrge. Teistpidi jälle, kui me räägime sellest, siis on sõjakoolis väga mugav õppida, sest kõiksugune administratiivosa on sisuliselt tudengi eest ära tehtud. Ma arvan, kõige meeldivam asi, mis seal koolis ongi see, et sa ei pea muretsema oma tunniplaanide ega õppeplaanide pärast. Ma arvan, et ega selle erilist vahet ei ole tegelikult. Oled sa naisterahvas või meesterahvas, kui sa sõjakooliga liitud.